andmeteadur on inimene, kes otsib mingitele probleemidele vastust andmetest ja otsib siis neid andmetest mingisuguseid seoseid. Ja ma arvan, et iga inimene natukene on andmeteadur, et kui me poes käime, siis näiteks piimapakilt me vaatame ka kuupäeva, et osta head piima, mitte vanaks läinud piima. Me elame sellisel ajastul, kus kõik asjad meie ümber toodavad andmeid kogu aeg. Ja nendest andmetest oleks loogiline ja mõistlik leida siis mingitele probleemidele vastuseid. Ja kõik inimesed tahavad neid vastuseid saada hästi kiiresti. Ja andmeteaduri üks suur väljakutse on, et need vastused, mis ta leiab, leida ka nende siis tõeks pidamine või usaldusväärsus, et me ei saa anda valesi vastuseid. Et üks 90% ajas tegelen ma andmete puhastamisega või mingile sobivale kujule viimisega. Ja see on alati üks selline suur mõistatus, kuidas seda saavutada või kuidas seda teha. Ja mulle mõistatuste lahendamine meeldib. Teine asi on, kui ma kirjutan mingi koodijupi ja ma käivitan selle ja ühtegi veateadet ei tule, see on ka väga hea tunne. Andmeteadur võiks esmajoones olla kriitilise mõtlemisvõimega. Tal võiks olla ka natukene sellist teaduslikku lähenemist asjadele, valmidust uute asjade õppimiseks, sest kõik muutub väga kiiresti siin valdkonnas. Aga sellistest digialjatest asjadest võiks andmeteadur osata näiteks SQL-i, siis Unixi käsurea programme, grep-cat, tavksed ja nii edasi. Siis regulaaravaldised tulevad kindlasti kasuks ja mõni programmeerimiskeel